Tere kõikidele lõvide tähtkujus sündinutele lõvid. Vaatame teie energiaid maikuuks. Mis ootab teid ees maikuus? Millised energiat on teie jaoks head ja positiivsed? Millised on natuke sellised kehvemad ja negatiivsed? Kohe hakkame kaartidelt vaatama. Mida kaardid räägivad? Ei maksa võtta kõike hulla pähe, mis hiilgab ja tuleks teil võidelda ikkagi oma positsioonide eest. Aga ma näen, et teil on väga head tulemused ja näen ma teid kui oma enese kehtestatud inimesena näen teid siin. Aga hakkame järjest minema. Mis on teie jaoks negatiivne energia maikuuks? Liigne, ülemäärane, täispuhutud selline optimism. See võrdub juba otsapidi, ütleme rahvakeeli, roosade prillidega. Vot see on negatiivne. Te peaksite olema realist. Liigne optimism on negatiivne, tuleks olla realist. See võib olla liigne millegi või kellegi idealiseerimine. Ja see segab teid. Võib-olla on siin tegu ka millegiga juba lähiminevikust. Et midagi kuskilt avanes teile mingisugune tõde, mis avas teie silmad või midagi nii. Ja kuidagi te saite aru, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab. Kõigil ei pea see olema lähiminevikust, ma lihtsalt tõin siin ühe näite. Samas kõige selle juures, mis ma teile siin negatiivses aspektis rääkisin, oleks teil siiski vaja kindlaks jääda oma positsioonidele, oma arvamustele, oma kohale siin päikese all. Võidelda oma arvamuse, oma koha ees siin päikese all. Olles realist, aga mitte liigne ülemäära optimistlik. Kui te mõistate nüüd maikuus, et keegi või miski nagu rõhub teid, survestab teid, vot siis näidake oma positsiooni, siis näidake oma seda seisukohta, mis on teil. Jääge kindlaks iseenda vaadetele, jääge kindlaks iseenda arvamustele, jääge kindlaks iseenda otsustele, võidelge enda, oma tegevuste, oma arvamuste ja nii edasi eest, oma seisukohtade eest. Aga negatiivses osas ei tohiks võtta kõike nagu tõesti kuldmündi pähe. Et kõik on suurepärane, kõik on ideaalne. See optimism ei ole nii, see ei ole päris nii, nagu te arvate. See on mingisugune, see on lõks teie energeetika kaitsesüsteemis. Kui teile tundub, et kõik on suurepärane, kõik on ideaalne. Ei ole, teil tuleb võidelda. See on see, kui te vaatate inimesi, kui te vaatate sündmusi, kui te vaatate olukordi ja kui te ütlete, et oi ei, et kõik on nagu suurepärane. Kõik on hästi äge, et see inimene on minu jaoks nagu maksimaalselt avatud ja siiras või see olukord on minu jaoks absoluutselt selge, siis see ei ole nii. Isegi kui seda serveeritakse teile, ma ei tea, mingis väga maitsvas kastmes kuskil, siis see ei ole nii. See on kuu, kus te panete kõik paika. Et siin, kui te olete realist, siis te panete kõik paika. Te näitate endale
te näitate teistele, te näitate olukordadele, te näitate sündmustele sõna otseses mõttes koha kätte. Vabandust. Et te näitate sõna otseses mõttes koha kätte. Et te olete ise nagu see peamine, põhiline, te olete ise enda reaalsuse looja. Teil ei ole neid mingisuguseid roosasid prille ees sõna otseses mõttes. Teie olete see, kes otsustab, kuidas, kuna on üks või see või teine või kolmas asi. Teie olete see, kes otsustab, kas see üks või teine või kolmas asi on õige ja nii edasi. Teie. Et ärge laske mõjuda enda nendele otsustele, tegevustele, vaadetele. Ärge laske mõjuda. Teie panete asjad tingimused paika see kuu. Näitate nagu selle koha kätte. Ja keegi miski ei saa teile kaikaid kodaratesse lüüa. Sest positiivne positsioon ütleb, et tuleb väljakutsele vastu astuda. Ma vaatan, et teil on nagu mingisugune, kas teil on kellegi inimesega seoses või on mingisugune situatsioon, olukord, mis on teie jaoks nagu koormav ja raske. Midagi te peate, lohistate järgi. Ja näha on teie mingisugust pettumust, teie mingisugust solvumist, teie mingisugust mittemeeldimist. Ja kõik see võib kuskilt tulla siit lähiminevikus, sest siin on nagu midagi, mingi teave, mingi informatsioon, mingi tõde, mis avalikustus ja tuli välja, et kuld ei ole see, mis hiilgab. Et olge kindel, teie positsioon on absoluutselt kindel. Võidelge enda eest maikuus. Teie argumendid on absoluutselt lömastavad. Teie võit on teil ütleme niimoodi, mitte peaaegu, vaid teie võit on teil käes. Te olete maikuus absoluutselt võidupositsioonil. Nii et ükskõik, kui keegi hakkab teiega argumenteerima või diskuteerima või ükskõik mismoodi, või teil on vaja võidelda mingi oma koha eest või kuidagi, siis võidelge, tehke seda. Teil on õigus seda teha maikuus ja te võidate selle ka. See on väga tugev võitja kaart. Kõige tähtsam, et ärge lihtsalt paanitsege. Ärge andke ennast nagu kuidagi või ärge andke nagu enneaegselt alla, võt niimoodi. Isegi kui mingil hetkel teile tundub, et te nagu kaotate. Tundub, et ei saa hakkama. Ükskõik, mis selline tunnetus tuleb, et ärge andke alla, ärge taganege. Kõik laagub teie jaoks absoluutselt kohe kindlasti ja laabub positiivsel moel, siin ei ole mitte mingit kahtlustki. Et säilitage oma positsioon lõpuni välja, oma arvamus, oma tõekspidamised, oma arusaamad ja nii edasi. Teil on siin mingisugune ressursside ülehindamine teil. Et midagi on siin nagu ülehinnatud olnud, et midagi on nagu liiga ilustatud, liiga nagu läbi roosade prillide vaadatud. Ja või on siis keegi või miski ripub teil nagu koormana väga tugevalt kaelas. Ei lase nagu edasi liikuda, takistab. See, mis teid takistab, see, mis teid segab, see, kes või mis teile kaikaid kodaratesse loobib, selle te võidate väga, te olete peajagu kõrgemal, te olete võitja positsioonis. Et see võib ka mingisugune kohustus olla, mida te tirite ja tassite endaga kaasas, ka selle võidate, ka sellest saate üle.
optimismi koha pealt veel, et siin võib olla, et keegi võib-olla kasutab teid ära või kasutate teie kedagi ära või midagi siin on, et pigem teid või midagi kuidagi niimoodi, et siis siin tasuks nagu kõik, siin tuleb realistlikult asju vaadata. Siin tuleb realistlikult asju vaadata, et ärge laske nagu mingisugusel eufooria tundel enda üle võimust võtta, võib-olla teil tekib mingisugune eufooria tunnetus, teil tekib mingisugune emotsioon, mingisugune uue alguse puhang, ehk siis selline tekib mingi uus tunnetus, uus emotsioon, uus vau-efekt, ma tahan, mulle meeldib, issand jumal, kui ilus, kui tore, kui hea. Et siin peab ei tohi roosasid prille ees hoida. Et objektiivne peab olema, väga objektiivne tuleks olla. Tegelikult olete te seda juba lähiminevikus nagu mõistnud, et on aeg ennast nagu kuidagi kehtestada ja oma arvamus maksma panna, mul on siuke tunnetus siin. Te panete punkti sellele, mida te idealiseerite. Ja nüüdseks juba nagu elatunud, ka siin on midagi sellist, et siin on punkti panek, mõne puhul on teil niimoodi. Aga mingisugune informatsioon avaldus, mingisugune teadmine, mingisugune arusaamine. Ühesõnaga aeg on nagu hästi võimukas. Ja te ikkagi jääte väga tugevalt oma positsioonile, siit on näha, sest teil on väga aktiivsed mõtted. Te tahate tegutseda, mingisugune tõde või informatsioon paneb teid väga tugevalt tegutsema, väga tugevalt. Finantside osas on teil ääretult soodne kuu, väga-väga soodne kuu. Kui teil on praegu mingid finantsküsimused, mis teid koormavad, kas finantsidega seoses küsimused, mis koormavad, tervisega, füüsilise tervisega seoses olevad küsimused, mis teid koormavad, võib-olla on teil kuskil tekkinud mingisugune ajapuudujääk, et see koormab teid, võib-olla teil on tekkinud seksuaalsuse suhtes mingi koormavus, et seal on mingisugune probleem või midagi sellist, mingi kriisine situatsioon, siis ma võin teile väga julgelt öelda, et kõikides nendes sfäärides toimub väga selline positiivne liikumine, väga hea liikumine, et väga soodne kuu on. Finantside osas, tervise osas, materiaalsete tulemuste osas väga-väga hea kuu, väga hea. Et siin toimub väga-väga positiivne liikumine. Ja see kaart räägib ka sellest, et nagu ma ennem ütlesin, säilitada tuleb see maapealne olek, seista tugevalt jalgadel, aga mitte olla roosade prillidega, et see nüanss on siin ka. Väga hea on see, et te saate nagu toetuda mingisugusele sihile oma ressursside osas, kas siis füüsilise tervise, materiaalsete tulemuste või finantside osas. Sest praegu ma näen, et teil on mingisugune mitte meeldimine, mingi rahulolematus või kuidagi niimoodi on seoses sellega. Mingisugused pretensioonid on teil selle vastu või kuidagi niimoodi. Või mingisugune solvumine või väike pettumus või midagi sellist. Aga see läheb teil kõik väga hästi. Läbi mingisuguse võitluse, enese kehtestamise ja kõige selle hakkavad kõik need ressursid teil liikuma. Liiguvad positiivses suunas. Et see on kõik siin positiivses liikumises. Ja siin ma võiks öelda, et teil on ikkagi juba olemas täiesti ka see enesekindlus. Aga jah, mingisugune tõde või miskit pani teid nagu mõtetes, te tahate väga tugevalt tegutseda. Tahate aktiivne olla. Ja te tulete mingisugusele väga heale tulemusele. Kuu keskel kuskil. Kus te ootate, kes ootab paranemist? Kes ootab füüsilise tervise osas? Kes ootab mingisuguseid finantssissetulekuid? Kes tahab mingite asjadega lõpuni saada, tulemust saada oma tegevustes. Kõik selles
ja kõigel sellest tuleb teil maksimaalne tulemus. Väga hea tulemus, väga head kaardid on selles suhtes. Kuu lõpuks te väsite kuidagi nagu natukene ära, tõmbute endasse, sest te olete nagu väsinud. Lähete vaikusesse, olete natukene nagu eemaldunud, üksinduses. Ilmselt on see väsimusest, sest teil on tulemused väga suured. Teil on tulemused kõige selle oma enese kehtestamise koha pealt, kui ka tulemuste, finantside ja tervise osas. Ja lõpuks see nagu natukene nagu, te võtate aja maha sõna otseses mõttes. Toimub selline rahunemine, toimub selline vaikusesse minek, toimub selline eemaldumine. Et selline pilt on siin. Et hästi tugev kuu, tulemuslik, hästi tulemuslik kuu on, väga hea kuu selles suhtes. Ja ma soovingi teile ilusat maikuud.